Tere kõik see pere, Miikal jälle siinpool ja alustamas uut viiloogi. Oleme siis hetkeseisuga siin Vabaõhupargis ja ma saan lõpuks teile häid uudiseid edastada, mis siin saama hakkab. Tegelikult ma pean kohe linna minema, seekord siis rongiga, aga enne kui lähen, siis ma tulingi siit läbi, et öelda teile, nimelt toimub 22. juuli siin tervisepäev. Teeme selle pargi korda, laiendame, renoveerime ja siis me saame siin läbi viia ühe hästi toreda tervisepäeva. Täpsemad detailid muidugi tulevad ajapikku, aga soovitan kõigil kirja panna 22. juuli siinsamas Kehras. Näitan ka, kus rongijaam on, kuidas siia Kehrasse saab ja siis lähmegi vist sinnapoole. Nagu te nägite, oli Vabaõhupark ainult 1 minuti kaugusel sealt rongijaamast ja Kehrasse sõidab Tallinnast umbes pool tundi. Nii et easy peasy. No nii, otse rongi pealt maha ja jõudsime siis Ülemistele. Siin käib mingi jõhker ehitus. Minu teada tuleb siia mingi T1 meelelahutuskeskus. Ma ei tea, päris võimas hoone tundub. Aga nüüd lähme otsime üles Ilgari ja siis juba lähme suundume Sportlandi. Mis meil siin on? Sääri! Mis siin on meil? Uued kõõtrõpsärgid. Kes ees see mees? Või naine? Ei joo, oleme jõudnud siis Sportlandi ja täna teeme siis Sportlandi Instagramile story, kus siis Miikal lõpetab teil vippi. Tulge vaadake, mis fresh kickid me saame. What are those? No nii, see oli siis kiire põige Sportlandi, kus me tegime Sportland Eestile Instagram story. Vahepeal leidsime mu sinise õe üles ja nüüd me lähemegi tema uue autoga Kehra poole. Sätime siis ennast Kehra. Ökopilliga. 6 liitrit 100-le Suzuki Shift. See on nüüd siis argieksam. Mõõda sai just load kätte, sai auto ja vaatame, kas siis ta saab koha pealt mindud selle manuaaliga. Tahaks teada, kas ma taga on mõni auto on küll, ehk siis tõenäoliselt ei saa. Pange like, kui teile meeldivad naissoost autojuhid. No nii, see oli siis tõend sellest, et ka naised oskavad mööda sõita teha. Nii et kui te näete liikluses Suzuki Shifti musta värvi, siis te teate, et te saite just Barmani poolt mööda sõidetud. Boom! Saite 10 kellale. No nii, olemegi tagasi Kehrast siit, kust me alustasime, kuid nüüd me läheme edasi Alaverre, sest seal ootab väike Zuts tööd, kus mina olen siis noortejuht ja Ilgar tuleb seltsi. Ja Hanna, kuhu sina lähed? Kasahstani. Ja kes arvab ära, mida Hanna teeb Kasahstanis, saab sealt mõne suveniiri. Ja olengi nüüd mina siin Suzuki Shifti roolis ja tõepoolest läheb minu vanem õde siis Kasahstani. Mida tegema, see jääb teie välja nuputada. Aga kõik, kellel oli soov mind enda sünnipäevale kutsuda, siis ma panen siia alla meili, kuhu te saate reaalselt oma kutset siis saata ja siis saame äkki teha mingisuguse diili. Nii et e-mail tekib siia. No nii, ja kui te mõtlete, et mida ma siin Alaveres noortejuhina teen, siis ma lihtsalt asendan mõnda töötajat ja ma saan uut kogemust, kuidas siis olla noortekeskuse noortejuht. Ja lähmegi vaatame, siin vist kedagi veel pole, viskame pilgu peale, mis seal toimub ja siis on 4 tundi koos noortega sisustada nii toas kui õues ja teie olete koos meiega. No nii, noored vaikselt kogunevad siia noortekeskusesse ja ma tõin siis neile tõuksid ja rulad, et nad saaks harjutada trikke. Kas keegi oskab ka trikke või? Ei oska. Aga hüpata? Hüpata oskan. No näite. Mina julge. Vau, päris võimas. Jiboi! No nii, kohalikud maakad teevad siis päris ägedaid trikke tõuks ja ruladega, kuigi nad vist sõidavad esimest korda. Thumbs up for that. No nii, nagu te näete, siis töö käib täies jõus. Lapsi palju. Ja lapsed vaatavad seal keertrõppi videosi ja mina monteerin siin uusi keertrõppi videosi ja loomulik eluprotsess. Fame! Yeah! No nii, ja me leidsime siit ühe noore andeka flöödimängija Aneti ja me esitame teile duo improvisatsiooni. Mis laus oligi? All Time Low. All Time Low! Let's go!
aplaus. No nii, ja siis meie noorele andekale talendile ka väike preemia, käepael, roosat värvi. Sobib roosa või? Jah. Ja kui teie seas on mõni talendikas noor, kes tahab meiega koos esineda või üksinda, siis tulge ja andke teada ning ka teil on võimalus see välja teenida. Rindsfest! Sääd. Broke it, break. Ma ei tea, kuidas ma puhun seda? Siit poolt. See ei pea jah mitte vaatama, kui midagi lihtsalt hoiab. Mul on sendida. Miks nii palju nuppe? Reedi seda lihtsalt. Yeah! No. Oota, ma ei saa aru, pean nagu niimoodi puhuma otsa või? See peaks saama nagu... Teach me, master. Huuled rohkem. Prinki huuled. Jah. Just send some flute, son. No nii, ja see noortepäeva töö hakkab see läbi saama. Me tegime lastele siis väikse joonistusvõistluse ja siin on top 3. Ja ma tahaks teada ka teie arvamust enne, kui me valime võitja. Mis te arvate, milline see töö peaksid võitma? Okei, ja ma arvan ka, et esimese koha saab... Pille. Pille! Woo! Aplaus! Kus on Pille? Tule siia poole. Tule siia lava ette kohe. Julged. Woo! Pille võitis. Palju õnne. Tule üks teeb ka. Psühhedeelne. Nii, ja nüüd pakime siit asjad kokku ja läheme tagasi Kehrasse, sest seal ootab veel meid paar põnevat tegevust. Päev noortejuhina sai just läbi, ülitore oli. 4 tundi lastega tegeleda pole mingi probleem, kui sa oled harjunud 10 tundi järjest veel suurema grupiga. Nii et köki-möki, nüüd tagasi Kehra poole ja seal ootab meid õhtul HC Kehra mäng, finaalmäng Põlva Servitiga. Mina olen seal DJ, nii et lähme sõidame Kehrasse ja teeme aega parajaks, nii et let's go! Ja jõudsimegi Kehrasse, lehed juba rohelised ja Vinster ka ootab meid seal. Ja nüüd ma ei teagi, meil on tunnike mänguni aega, nii et ma arvan, et me lähme teeme natukene asjalikke asju vahelduseks. Oleme kohe 24/8 asjalikud. Ja seal on uued rehvid. Vanad rehvid või vist peeneks lasta siis või? Oleme jõudnud siis Kehra spordikeskusesse, muss juba käib üli kõvasti ja saame kohe copyrighti, nii et me ei saa siin pikka klippi praegu teha.
pingeline mäng siin Kehra spordisaalis. Kahjuks Kehra jäi alla Põlvale ja Põlva saigi Eesti meistriks käsipallis. Aga väga põnev mäng oli ja nüüd me lähme siis välja, kus me võib-olla veel teeme paar tegevust. Nii et ärge veel minge kuskile. Seise muideks siis 18-26. Istumistrenn. No nii oleme siis siin tegemas perekondlikku trenni. Siin on mu isa, siin on mu onu. Ja teemegi kõik koos siin trenni, tõmbame lõuga ja teeme kätte kõverduse ja igal ühel oma stiil. Kes seputab rohkem, kes seputab vähem. Aga mida head uudist veel, Miikael? Rääkides headest uudistest, siis meie 2 projekti, mis me kirjutasime siin, saavad suurema tõenäosusega rahastust. Esimene projekt on Tervisepäev, mis toimub 22. juulil siinsamas. Kõik, kes te vaatate, olete siia oodatud, et näha atleete tegemas trenni ja kes annavad ka teile õppesõnu. Ja teine asi on muidugi selle pargi laiendamine ja renoveerimine. Ehk siis kogu see asi, mida te näete, on alles poolik projekt ja me teeme selle ilusaks, laiendame, renoveerime ja taaskord te kõik olete oodatud appi siia kühveldama, riisuma, kaevama, parandama, naela sisse peksma, mida iganes, tööd jätkub kõigile. Nii et püsige lainel ja hoiame teid kursis, kuidas te saate meid aidata ja kuidas meie saame teile midagi head pakkuda vastu tasuks. Seega tõmbamegi päeva kokku, oli teiega väga tore, aitäh, et vaatasite, pange kindlasti pöidlad püsti, kui meeldis ja näeme järgmises videos.